Kas uusi taimede sordiaretusmeetodeid reguleerivad samad määrused, mis geneetiliselt muundatud organismegi? See sõltub riigist. Euroopas peetakse sel teemal endiselt debatte ning tegemist on keerulise küsimusega. Vaatame täpsemalt, mis toimub. Erinevalt transgeneesist tähendab mutagenees seda, et genoomi muudetakse ilma võõrast DNA-d sisestamata, et tekiks mutatsioon. Mutagenees võib looduses esineda ka iseeneslikult, kuid seda saab esile kutsuda ka traditsiooniliste mutatsioonipõhiste sordiaretusmeetoditega ja taimede uute sordiaretusmeetoditega. 3 aastat tagasi kutsusid Prantsusmaal grupp MTÜ-sid ja põllumajandusühendusi valitsust üles mutageneesi reguleerima. Prantsusmaa suunas 2018. aasta juulis asja edasi Euroopa Liidu kohtusse ja kohus leidis, et taimesortidele, mis on aretatud mis tahes DNA mutatsioonide teel, sealhulgas ka sordiaretusmeetodeid, näiteks geenide töötlemist kasutades, rakenduvad samad seadused kui geenmuundatud organismide aretamisele. Ainsaks erandiks on organismid, mida luuakse sellise mutatsioonide abil paljundamise teel, kus kasutatakse kiiritamist ja kemikaale. Euroopa Liidu kohus leidis, et neid meetodeid on pikka aega kasutatud ning need on seega ohutuks tunnistatud. Ühelt poolt on MTÜ-d ja keskkonnakaitsegrupid rahul, et taimede uusi sordiaretusmeetodeid nimetatakse nimega, mida nad peavad kohaseks ehk GMO-deks. Nad kardavad, et neid meetodeid kasutades jõuab keskkonda geneetilist materjali, nad muretsevad toidu turvalisuse pärast ja usuvad, et suured rahvusvahelised korporatsioonid on teemaga seotud. Teiselt poolt on Euroopa suurim põllupidajate organisatsioon otsust kritiseerinud, väites, et paremad sordiaretusmeetodid on teretulnud ja seda eriti majanduslikult ja klimaatiliselt rasketel aegadel. Biotehnoloogia ja seemneettevõtted kõikjal Euroopas on mures nii arengu kui ka majanduskasvu pärast. Mõned on seisukohal, et kohtuotsus seab suurettevõtted eelisseisundisse, sest just neil on piisavalt palju raha, et antud direktiivi poolt nõutud GMO-sid puudutavate uuringute eest maksta. Teadlased on kohtuotsuse vastu häälekalt protesteerinud, nähes seda kui tõsist tagasilööki teadus- ja innovatsioonitegevusele. Paljud kardavad, et teadlased viivad oma antud teemat puudutava teadustöö Euroopa Liidust välja. Arutelul ei näi veel lõppu tulevat. Käesoleva aasta maikuus juhtisid Holland ja Eesti 14 Euroopa Liidu liikmesriigist koosnevat rühma, mis soovis antud teema uuesti arutamist viimasel riikide põllumajandusministrite kogunemisel. Ja olukord on veelgi keerukam, kuna määrused puudutavad kõiki aretusmeetodeid, mis tõttu mõjutavad need nii toidu kasvatamisega tegelevat põllumajandust kui ka molekulaarpõllumajandust, kuigi tegu on väga erinevate valdkondadega. Euroopa riikides, kus kasvab enamik tubakast, Hispaanias, Poolas, Itaalias, Bulgaarias või Kreekas, ei pruugi olla võimalik veel aastaid nende reeglite tõttu tervise edendamise eesmärgil tubakat kasvatada. Samas on võimalik, et tekib juurde uusi tubakapõlde teistesse maailma riikidesse. Kui hetkel kehtivat määruste üksikasjad kõrvale jätta, tekib palju küsimusi. Eelkõige sooviksime teada üht. Kui rääkida uute sordiaretusmeetoditega loodud taimedest, olgu need siis aretatud toidusaagiks või molekulaarpõllumajanduse eesmärke teenima, siis keda peaksime usaldama neid taimi aretama ja kasvatama? Keda me rohkem usaldame? Kas eraettevõtteid või korporatsioone? Kas riiklikke või teaduspõhiseid rühmitusi? Ja mis veelgi tähtsam, miks? Ja mis puudutab molekulaarpõllumajandust, siis kus ja millistes kogustes soovime me sääraste taimede kasvatamist näha? Kui uued molekulaarpõllumajanduse käigus aretatud taimed on rangete reeglitega piiritletud, siis püsivad nende abil loodavate ainete hinnad väga kõrged. Ja see tähendab ka seda, et vähem inimesi saab neid endale lubada. Kui neile kehtivad reeglid ei ole nii ranged, langevad ka hinnad. Rohkematele inimestele muutuvad need kättesaadavaks ja samas saadab see ka signaali, et neid peetakse ohututeks. Kui oluline on see, kas molekulaarpõllumajanduseks kasutatav taim on söögitaime geenmuundatud sort, näiteks GMO porgand või mais? Kas eelistaksite seda, et söögitaimed ja mittesöödavad taimed kasvaksid erinevates paikades, erinevate reeglite alusel ja erinevate kuludega?